No tere hommikust. Pole päris pikalt kaamerat kätte võtnud. Aga mis vahepeal siis tehtud on? Teeme siis väikse tiiru peale siin. Trimmeri mees käis. Trimmerdas siin terve selle ääre ära. Ja võsa lõikuriga lasi ka siit natuke. Ja siis sealt tagant selle impväljaku künka trimmerdas ära. Ja pärast näitan seal veel, kus ta siin trimmerdas. Aga täitsa kena sai. Nüüd tuleb siit natukene veel koristada. Seal on mingid kännud, mis siis jäid sellest ajast, kui Kärt seda võsa maha võttis. Et need tuleb lihtsalt madalamaks teha, et siis saab niidukega sealt niita. Siis kanadega pole miskit uudist. Elavad oma parimat elu. 2 tükki on munel vist, tundub. Kanadega on küll uudist, miks ei ole uudist? Uudis on see, et kanad on õppinud ise tuppa minema. Et õhtul lähevad nüüd ise normaalsel ajal tuttu ära ja uks saab siis ise kinni minna. Et see viimased 2 õhtut on niimoodi olnud. Kasvuna koha pealt ei ole ka midagi uudist. Või noh, tegelikult on. Siit sai ära trimmerdatud siis trimmeri mehe poolt. Trimmerdas siit kõik ära ja siit ära. Et ma saan nüüd selle kasti ära lõhkuda siit ja siit enne tuleb see prügi kõik ära korjata. Sest millegipärast nagu ikka siin on prügi. Aga siukse kasti leidsin, mingi Saaremaa lihatööstuse kasti. Et selle pesen ära ja panen liiva täis, siis on kanadele see liivavann olemas. Et see aasta ei hakka neile ehitama midagi. Et panen neile siukse liivavanni ja järgmine aasta nagunii tahame ju seda puurisüsteemi natuke paremaks teha. Et neil oleks kogu aeg oleks värsket muru, et siis tuleb 2 siukse aedikuga süsteem teha. Kurke on meil kõvasti, nagu näha. Siinpool ka. Tomatitega ei ole nii hea seis, aga vaikselt tuleb. Me panime nii hilja maha, aga juba on tomateid meil siin. Rohelisi siis pole veel valmis saanud. Siis, kui me nüüd edasi siit lähme, mis siit kuuri tagant trimmerdas trimmeri mees ära meil. Siin on ka nüüd pilt palju parem. Peaks selle hunniku siit kõik ära viima. Ja siis saaks siit ka juba niidukiga niita. Et see on ka üks asi, millega peab tegelema. Ja siia ju siis tahame talveks ju teha aediku kanadele, sest talve nad hakkavad siin sees elama. Seal on see keldri osa, mis on siis hästi insuleeritud. Et seal on püsiv temperatuur kogu aeg. Nii et aitäh trimmeri mehele, et tulid. Tegelikult see oli mu õemees, kes tuli ja õega koos ja õelapsega koos olid tegelikult terve nädalakese siin Saaremaal. Käisid siis paar päeva siin ka ja siis meil käis siin pere koos ja nii edasi. Ja siis, mis on majaga vahepeal juhtunud? Majaga on vahepeal juhtunud nii palju, et siin on seinad kinni, kõik roov, kõik asjad valmis.
ja on alustatud laudise panekuga. Praegu siin hommikuvalguses ei ole hästi aru saada seda värvi, aga ma panen siia mingid päeval filmitud kaadrid ka, siis näete, siuke seis. Ja sees läheme sisse. Siis on aurutõkke peaaegu tervenisti pandud, sealt seinast on veel panemata, aga vill on pandud juba ja maha ja ülessena on pandud siis siseseinte alumine ülemine vöö on siis valmis pandud. See on kõik kinni ka. Nii et vaikselt asi edeneb. Palgihunnikutega pole midagi juhtunud, sest kuna katust peal ei ole majal, siis ei taha seda põletada, et katuse kattesse võivad augud sisse tulla, kui sealt satub mingi säde või midagi. Varst! Vot siuksed lood. Siuke väike kokkuvõte siis, et mis on toimunud ja mis ei ole toimunud. Ja jah, Kärti meil ei ole. Kärt läks meil Saksamaale, Berliini, väikesele minipuhkusele emaga koos, nii et olen siin juba peaaegu 5 päeva olen üksi olnud, nii et mõtlesin, et võtan lõpuks kaamera kätte. Et tegelikult on siin päris palju igasuguseid külalisi käinud meil. Eile mul ka käisid siin sõbrad tulid mandrilt mind vaatama, kuidas ma siin Saaremaal hakkama saan. Ja tõid mulle küpsist ja kõike muud head kraami ja istusime, lobisesime, sõime. No nagu ikka, vaatasime olukorra üle. Vot, aga täna tundub, et on väga ilus ilm. Tegelikult eile oli ka päris hea, õhtul alles hakkas sadama. Nii et täna võiks tegeleda paari asjaga võib-olla. Et vaatame. Et tegelikult oleks vaja see liivakast neile kanadele ära teha. Ja teiseks oleks vaja siis kanade sellega kanakuudiga veel siis mingeid tegevusi teha, et siin inimesed on ka välja toonud kommentaarides, et see kallak, kaltee või mis see on, et seal võiks mingid astmed peal olla. Et noh, nad saavad seal tegelikult käidud, et see ei ole nii järsk, et tegelikult kanad saavad tunduvalt järsemast üles, kui on need astmed. Aga me võime need panna ikka sinna, sest ütleme, kui libe on, siis kui sajab või midagi, siis neil on natukene keerulisem sealt üles saada. Ja teiseks siis tuleb need jalad tõsta maast lahti, et sinna tuleb panna kivid alla, mul on need kivid olemas. Seda tuleb teha. Ja natuke mõtlema, kuidas ma seda üksi teen, äkki mingi tungiga. Või noh, ma vaatan, äkki see ei ole nii raske. Ja jah, siuksed tegevused oleks vaja kindlasti ära teha. Vot, et nüüd on jälle tuur tehtud. Et näete, mis seis on. Ja nüüd vorstiga kahekesi siin naudime veel hommikut natuke ja siis pärast poole vaatame, äkki teeme miskit. Mis sa arvad, vorst? Paar sõna. Nii, mõni tund on mööda läinud. Ja hakkame siis tegutsema. Mõtlesin, et ma tegutsen selle kasvuhoonega seal kõigepealt. Võtan sealt korra selle jama ära. Aga vaatame enne mune. Ava. 2, 3, 4, 5. 5 muna. Suht iga päev saame 5 muna. Kuhu ma teid nüüd panen? See luuk tahaks ka korda tegemist. Aga suht iga päev on meil 5 muna. Mõni päev harva on 4 muna ka. Aga üldiselt on iga päev 5 muna. Nii et meil on päris korralik kogus mune kogu aeg. Ma olen siit osad asjad teise taskusse. See on munad panna tasku ja tuppa ära viia. Aga jah, alustame selle kasvuhoonega. Siis selle liivakasti teeme ära. Vaatame, kas liiv on kuiv seal liivahunnikus. Ma loodan, et on, sest tegelikult on siuke suhteliselt tuuline ja päikseline ilm. Ja siis
jah, vaatame, kaua sellega läheb, sest ma pean täna tegema ka ära. Kuna me siis otsustasime ikkagi, et me laseme kõik need tööd teha siis ehitajal, aga viime munad tuppa ära ja siis tegutseme selle kasvhoonega. Aga jah, elektriplaan on mul vaja ära teha, millest ma rääkisin. Tahtsin rääkida tegelikult, et kuna me otsustasime, et laseme siis ehitajal kõik ära teha, saame parema kvaliteedi ja me ei pea ehk oma maja pärast muretsema ja saame siis juba järgmine suvi hakata või järgmine kevad juba ilmselt saame hakata oma uut bussi ehitama äkki. Et siis ei ole meil nagu muresid sellega. Aga panen munad siia ära ja siis lähme tegutsema. Nii, kast on käes, aga see on ju alles pool tööd. Selle mullaga tuleb ka midagi ette võtta ja nende asjadega. Ja mul esialgu ei ole head mõtet, mis nendega teha. Ma korra mõtlesin, et äkki me peaks tegema siukse. Meil muidu on siin nagu mingi kompost, eks ole. Ja siia läheb rohkem nagu toidujäätmed ja siuke jama. Äkki peaks kuskile kinnistu taha äärde tegema mingi siuke suure komposti hunniku. Kuhu saab näiteks mingid õunad sisse vedada ja siis siukse mulla ja kõik ja siis see seal kõduneb ja tuleb siukene mingi rammus muld, mida saab äkki ära kasutada kunagi kuskil. Aga ma pean seda Kärdiga konsulteerima, ma ei saa üksi siuksed otsused vastu võtta. Aga jah, no siit on näha, kui palju see trimmer siis ikkagi tegi. Et ma pean endale ka uue trimmeri ostma. Et kui ma selle akutrimmeri ostsin, siis me elasime Sakus ja siis ma konsulteerisin targemate inimestega. Nad ütlesid, ega sa kunagi nii suurt kinnistust ei osta, et sul oleks suuremat vaja, see on küll. Läks nüüd ka teisiti. Aga jah, ma pean endale ka ostma selle suure akutrimmeri, mis saab nagu selle paksema selle jõhvi panna ja saab hakkama selle muu asjaga ka, et siis saaksid kõik puhtaks teha. Siit on veel teha. Ühe korra lased trimmeriga ära ja siis saab nagu maapinna üle vaadata. Mingi suuri kive ja asju ei ole ja siis edaspidi saab juba niidukiga lasta. Aga jah, ma vaatan, kas ma saan Kärdi kätte, sest Kärt on nüüd Berliinis endiselt. No nii, tehtud. Siit tuleb veel kas niiduki või trimmeriga lasta äär ära ja aga Kärt saab nüüd tagasi tulles hakata siit värvima. Siis saab kasvhoone igalt poolt värvitud. Aga siia äärde, siin on näha, et siit kasvab mingit sodi. Tahaks siis ilmselt mingi geotekstiili panna ümberringi siia taha ka siis. Ma arvan, kas geotekstiili ja siis mults peale või siis geotekstiili mingid kivid peale, et midagi siukest, sest siinpool ka
nagu näha, siis see muru kasvab ja siia ma oma niidukiga ligi ei pääse. Kärdi viinamarjad ka on ohakasse kasvanud, ma endale paar korda maininud, aga mina ka kätt külge ei pane ju. Kui ta neid tahtis, siis ta neid peab ise siin hooldama. Aga jah, siia äärde niimoodi panema, et ei kasvaks seda muru nagu siia äärde. Aga peab mõtlema, kas kivid või mults või midagi. Vot, aga selle mulla panen siis siia hunnikusse, siin meil juba on ka mulda. Et sellest siis on plaan äkki võib-olla mingi kivik taimla või midagi teha siuke mitmetasandilina. Et kui kopp tuleb, siis tõstab nad, siis saab selle mulla sinna sisse ära panna. Ja siis Kärt tahaks sinna panna vaarikad kasvama. Midagi siukest siis. Aga jah, täna rohkem ei jõua, kõht on juba nii tühjaks läinud. Aga selle lähen pesen ära. Selle karbi ja panen liiva täis ja viin kanadele, siis nad saavad siin ennast pesta. Ja ATV-ga siis selle koorma viin ära. Vaat siuksed asjad, aga ma panen selle liiva täis ja siis viime kanadele, vaatame, mis teevad sellega. No, panin vanni liivaga, ega mul pole tegelikult õrna aimu, kui palju seda liiva peab olema. Aga nad natuke kardavad seda kasti. Kas on hirmus? Kas see kast on hirmus või? Tui siia varst. No, minge siia. Ei tule. No, eks nad avastavad aja jooksul seda. Ega ma ei tea, kas see kast üldse siuke peab olema. Ma ei ole üldse lugenud tegelikult selle liivakasti kohta. No mis sinuga juhtus? No mis juhtus? Mis sa rääkida tahad? Sa tahad ka midagi tarka rääkida? No räägi. Kõik kuulavad su mured ära. Kõik kuulavad su mured ära varstus. Siuke elu siis. Nii, toimetasin vahepeal veel. Toimetasin sellega, et panin külmikud siia ära. Vanad külmikud. Siis saab jäätmejaama viia. Panin bussi ära, uude bussi. Toon siia veel mingid rehvid ja asjad. Ja mingi muu elektroonika, pudipadi meil on veel. Viin siis selle äkki saab homme äkki saab ära viia. Aga jah, siis siin on meil veel vanaema vana telekas. Siin on veel mingit sodi. Ei, see vist ei ole vanaema oma. See vist on... Ei, see on ikka vanaema vana telekas. Ja siin on veel hunnik mingisugust sodi. Või noh, elektroonikat. Mis siis läheb jäätmejaama eraldi. Vot, aga nüüd otsin need rehvid välja. Panen need rehvid ka. Siin külje peal on... Ega ma väga palju ei saa võtta, ma saan 8 tükki võtta, sest ma olen üksi, aga siin on 4 tükki. Võtan need siit peale. Ja siin on veel 4 tükki. Panen need peale kõik. See on jälle midagi tehtud. Öö. See kaamera ei näe üldse praegu siin midagi. Olgu lähme õue. Aga kell on 10 läbi juba. Ja vaatame siis, kas kanad on just tuppa läinud ja kas uks on ise kinni läinud. Uks on kinni. Vaatame, kas kanad on ka toas. Aga mulle tundub, et kõik kanad on ka ise toas, siis täna oleks esimene päev, kui nad on ise tuppa läinud ja ise on uks automaatselt kinni läinud. Et muidu eelmised 2 päeva nad on küll läinud ise tuppa. Aga ma olen ise käinud ust kinni panemas, sest mul oli uks siis pandud hilisema peale. Aga nagu näha, uks on kinni ja kanad on kõik toas. Nii et great success. Meie kanad on automatiseeritud nüüd. Mis tähendab seda, et isegi kui me lähme mõneks päevaks kodust ära, kui meil vaja mandril käia paar päeva või midagi, siis kanad peaksid saama ise hakkama endaga. Mis on väga tore. Kui läheb pimedaks, nad lähevad tuppa, uks läheb ise kinni ja hommikul läheb uks ise lahti, saavad õue ja nii edasi. Vot, aga nii palju siis siit õhtuliselt. Lähen nüüd vorstiga pissitiirule ja panen kasvanud uksega kinni. Vot nii. Kärt tuli koju tagasi ja ta ei ole maja näinud, nii et vaatame nüüd. Ta veel ei vaata. Ta ei ole nädal aega maja näinud, nii et. Ei ole, jah. Ja tegelikult ega teie ei ole ka ju näinud mingi 3 päeva või 4 päeva või midagi siukest. Ma ei mäleta, millal ma viimati filmisin. See oli esmaspäeval, kui ma viimati filmisin vist. Jah, hei, pühapäeval filmisin viimati. Ära vaata, sa ei peagi mind vaatama. Ma olen kõige ebahuvitavam. Mina ei ole üldse muutunud. Mis sa oled
ma tegin neile natukene, mõtlesin, et neil on lõbusam. Vorst! Et äkki neil on lõbusam, aga ma ei ole näinud, kas nad seda teevad ja liivakausi panin ka. Aga kanad on nüüd koolitatud mul, ma koolitasin nad ära, käivad ise nüüd tuppa ja ei pea enam käima neid õhtuti tuppa panemas. Lähevad ise? Täitsa ise juba 3 päeva järjest on läinud ise. Kas panid ukse hilisemaks või? Panin 10 minutit hilisemaks. Aga no nüüd läheb varem tumedamaks ka, pimedamaks tähendab. Ja siis ma arvan, et selle pärast nad lähevad ilusti tuppa nüüd. Ammu taimed? Eile alles kassin, olen iga üle päeviti peaaegu kastnud. Nüüd hakkab juba maja nägema. Ma ei näe veel. No sa võid vaadata nüüd. Popsie! Nagu mingi täiesti teine koht ju. Ja. Tegelikult siis täna oli nüüd see viimane päev, kus nad laudist panid. Täna said laudise pandud. Ja mis kõige huvitavam on see, et nad on jõudnud täna selle ära ka värvida. Ehk siis mehed panid hommikupoole laudise lõpuni ja siis teised 2 tulid siia värvima, et see on nüüd 2 korda üle värvitud. Et seda värvi see nüüd ongi. Seda väga ilus värv on ju. Mulle väga meeldib see värv. Et minu arust sai väga hea see värv valitud. See, mis me leidsime, või noh see proov anti, siis see oli nagu veidi liiga tume. See oli liiga tume jah, aga see on minu arust ideaalne nagu. See on täpselt see, mis ma nagu ette kujutan. Just. Mulle ka väga-väga meeldib see värv, minu arust väga ilus. Läheme siis tuppa ka, vaatame, mis toas tehtud on. No. Pätt. Ja no ümbertringi igalt poolt on nagu see värv. Nüüd aastad tundub kohe palju pisemad enne nagu Ja. tundusid nagu suured, nüüd on siuksed nagu normaalsed. No kui need põsed ja asjad ümber tulevad, siis on nagu veel parem jah. Aga jah. Kõik on nagu üle ka värvitud teist korda, nii et kõik on gensu. Et mulle ka väga meeldib. Väga ilus on. Et nüüd saab. Ja lähme siis tuppa. Ja aknaraamid on siuksed mustad, kui te veel ei ole näinud, aga ilmselt olete näinud juba. See trepp peab iga korraga väiksemaks. Nii. See on aurutõkke. Aurutõkke. Ja soojustus on siis all. Soojustus on kõik pandud juba, jah. Peale, noh, puistevill ei ole pööningule pandud, aga muidu on igal pool olemas, jah. See on nüüd täna pandud siia. Siia peale tuleb siis see osp. Ma saan aru, et osp pannakse pikuti ja kips siis pannakse püsti peale. Et see on nagu täna pandud siia. Ilmselt homme nad lõpetavad selle ära ja siis hakkavad vaheseinasid ehitama. Et päris kiiresti on tegelikult, päris usinalt on mehed teinud. On jah? Aga akent ikka tuleb. Akent ikka pole. Päris äge. Jah, no nüüd on vaata maha pandud, sa näed, kus toad algavad ja lõppevad ja. Ma seda ei vaadata taha. See on alumine vöö. Muidu oli vaata ainult üleval. Ja. Aga nüüd on nagu alla ka pandud. Ja. Nüüd ma saan aru. Nüüd sa näed. Siin ma käisin mõõdulindega mõõtmas, kui ma neid toaplaane tegin. Käisid? Jah. Vaatasin, mõõtsin üle umbes täpselt, et kuidas miski mahub. Siin on see väike tuba. See on see väike tuba, see on see kapp. Jah. No see on lihtsalt siuke asjade panemise kapp, see ei ole pigem siuke Walk-in. Ei no jah, ma mõtlesingi, et su simm ei mahu. Ei, kindlasti ei mahu. Ei, no ta ei mahu siia sissegi. Et see on siuke pisike kapp pigem. Vot, nii palju siis on lood siin, pool sood. Päris lahe. Võtab kõik hirme. Jah. Need lähevad ka seina. Need lähevad seina ja samamoodi, noh vaata, Ja. nagu seal on. Alla, üles, igale poole. Ja siis, kui need on pandud, siis ma arvan, et pannakse siseseina karkass püsti. Siis tuleb ilmselt elektrik, veab oma elektriasjad ära ja siis juba läheb edasi. Et noh, minu arust, minu mõistuse mõttes saab varsti juba ju seinad püsti ju ja noh, nagu saab hakata pahteldama. Jah. Ospa seinas. Siit on ikka hea, et me siukse suuruse valisime. On jah. Täpselt õige. Ja.
see on nagu ülitäkas. jah, see töötasapind tuleb kuskile siia vist. jah, siin ongi nagu täpselt. Ja siis see kapp tuleb siia. Kurat, võtta mul praegu tundub, et mul selle skeemi peal nagu see aken on teise koha peal. Ega siia mahub täpselt see kapp ära küll. Siia tuleb meil see kõrge kapp. Ahjukapp siis siuke kõrge. Ma ei ole teile neid näitanudki, mul on plaanis teile ka näidata. Meil on nagu 2 toa mingi, või noh, köögi ja siis magamistoa mingi skeem on tehtud IKEA seal asjas. Et kui ma tegin neid, kuidas pistikuid panna ja nii edasi, siis pidi natukene mõtlema selle peale. Ehk siis ma näitan äkki teile ka mingi hetk seda asja, kõike seda asja, et kuidas hakkab olema. Need 2 tuba vähemalt on olemas meil. Vaat, me nüüd näete seda jälle rohkem, kuigi ma ei ole tegelikult väga palju filminud, 1 päeva vist filmisin ilma Gerdita. No mul on kiire olnud, mul on kiired ajad olnud, mul pole aega olnud siin. Olgu, aitab küll juba jälle 7 minutit, no video valmis juba, väga hea, väga vähe vaja lõigata. Tere! Me just käisime kinos. Teate küll, mis film vaatas. Ja enne seda me käisime täna plaate vaatamas. Ja siis me käisime, küsisime hinnapakkumist köögimööblile. Ja siis me käisime ka niisama. Noh, mis on Tibu? Mis on? Kas sa lõid ära ennast kuskile või? Tal oli midagi jalge vahel. Mitte jalge vahel, vaid varvaste vahel. Ma ütlesin talt ära. Anyways. Me vaatasime igatahes, me vaatasime mööblit, me vaatasime köögimööblit ja me vaatasime igast asju. Aga Ints juba tuleb. Ints tuleb toast välja. Lähme vaatame tehnoruumi, ma ei ole veel tehnoruumi vaatanud. Aga sisse vaatasid? Sisse vaatasin, no ma ju tulin seest. Aha. Aga tehnoruumi ma enam ei näe seest. Enam ei näe tehnoruumi seest. Oota, ma kohe pean tegelema veel ühega, ma arvan. Ei pea ka. Nii väike uli küll. No vorst. Vopse! Siin on väga soe. Siin on väga soe. Näe, tehnoruumi valguse jaoks mehed juba vedasid ise ära. Ta ütles, et ta pidi vedama ise. Sest ta tahab, ma saan aru, et homme hakatakse plaatima seda põrandut juba. Siin. No või tähendab, valab selle trapi ära ja siis hakkab, homme vist valab trapi ära vist ikka nii ja siis hakkab plaatima. No ikkagi homme siis, vä? Ma ei, see vist natuke kauem peab settima. Okei. No vapsi ju. Esimene tuba valmis. Jah. Uks kinni, siin me saame juba ju ööbida. Jah. No vähe kõrgem voodi peab olema, et üle selle toru oleks. Aga jah, see vist tehakse ära, sest vist hakkab juba mingi tehnoseadmed tulema. Ma sain nii aru. Et jah. Ja elektrik. Elektrik peaks tulema kas homme või esmaspäeval. Homme on reede siis. Et te teaksite, kui homme ei tule, siis tuleb esmaspäeval. Siit vesi sisse. Külmvesi läheb siit ära. Siit läheb edasi kütteseadmesse. Küttekollektor sealt külge. Soe vesi siit välja. Sinna tuleb elektrikilp. Sinna jääb. Ma ei teagi, mis sinna jääb. Mõtlen, kas see vee... Kus veeboiler läheb? See on meil ühes. See, mis meil teeb põranda kütet, see teeb meil soojivat ka. Õigus, jah. Õigus. Väga kentsud. Siin on juba plaadid ka olemas, ma sain aru. Plaadid on teised pool, jah. Siia on plaadid olemas. Mu käest küsiti, kas need sobivad, ma ütlesin, et minu arust sobivad. Ma võtsin vastu vist otsus. Jah, siin pole väga vahet, mis siin tehnoruumis toimub. Tehnoruumis pole mingit vahet, millised need on. Ahah. Üks läks kohe tuppa. Kohe tuppa. No nii. Vopsja! Ei lähe küll. Sai veel vabalt liikuda siin. Nüüd pead just ikka uksest minema. Jah. Jah. Ossa. Oi. Ossa. See on see väike ruum. See on see kapp, jah.
vorst. see mahub täpselt siia, mu 3D printer on ju. jah. Kuskile siia tuleb võrguseadmed, asjad. Siin kus kärt seisab. Ja siia mahub veel nodi nagu. See on siuke Kaubaruum. Kaubaruum. Need plaadid on siuksed. Siin on tussiruum. Plaadid on siuksed. See on jumala ilus ju. Noh, ma räägin. Need on väga kenad. Ma arvasin ka, et need sobivad küll. Need on väga kenad. Trapp ka on palamas. Vannitoa trapp. Mitte vannitoa, vaid selle tehnoruumi trapp on see. See ei ole vannitoa. Vannituppa tuleb meil see renn. Jah. Ma olen sellest rääkinud ka. Aga need on väga kenad. Ma arvan ka, et mulle tundus ka, et need on väga mõistlikud. Jah. Plaatimisasjad on siin juba olemas, et nad hakkavad tegutsevad edasi. Vot siuke lugu siis. Päris lahe. Peeriku. See seina asi juba on nagu äge. Jaa. Aga siit nad ei saagi rohkem edasi teha. Elektrik peab siit vahelt hakkama nüüd ju kaableid vedama. Okei. No äkki siis tuleb oma. No ma loodan, et tuleb. Või ma ei mäletagi, milline see oli, kas ta saab siit üldse või? Ma ei kujuta, et see pole minu mure tegelikult. Aga muidu siit vahelt saab ju toppida. Siit on ju tühi. Siit tuleb ju kaableid panna, siia tuppa tuleb ju räigelt. Ja siia tuleb palju, jah. Elektrit. Aga lae pealt saab ka vedada, jah. Tegelikult ta võib ju lae pealt vedada. Tegelikult võetakse ülevalt äärest, siis tuleb otse alla. Et kui sa mingeid asju paned seina, siis sa tead täpselt, et kui sul pistik on siis kaabel läheb otse pistikust ülesse, et sa ei puuri nagu sisse. Aga no meil ei ole väga seda muret, sest me ju teame, kui paksud meie seinad on, et meil tulebki siis, siit on näha see osp. Oota. Osp ja ospi peale tuleb kips, ehk siis siuke. Siis kui ma lasen siit natukene paksema kruvi, mis tuleb kipsist sellest läbi, siis ma juba tean, kui pikk peab olema. Sest väga, ei ole mõtet mingi nii palju läbi selle kuradi ospi lasta, see ei hoia paremini kinni. Ja mingid raskemad asjad tuleb panna siis nende talade külge, aga ma ei tea, kas meil nii raskeid asju seina läheb. Ei usu, mingid riiulid asjad ainult. Ja sest telekas meil praegu on ju ainult ospi küljes. Ja püsib ilus. Jah, just. Ma arvan, et on fine. Vot siuksed edasi minekud siis. Et jah, elektriskeemi saatsime ära ja mõrkvoolu oma saatsin ära. Et need siis hakatakse tegelema nendega. Elektrik hakkab tegelema. Elektripoiss. Sa oled ka elektripoiss? Ei. Kui sa näed, mis pahandust vorst toas on teinud. Ma sellepärast ei tahtnudki tuppa enne minna, kui siia tulen. Ma tahtsin veel hea tujuga selle ära vaadata, enne kui ma vihastan. Ei ole mõtet vihastada. Natukene. Kui sa mu krõpsud ära sõid. Ei söönud. Kui sa mu krõpsud ära sõid, koer, sa saad kodutuks. Aga ta oli piimapaki välja tõmmanud. Ma vist jõun täna ööseks siia. Ma panen siia ilusti mõne madratsikese ja magan siin. Oi jah, miks sa pead prügikastis käima vorst? Meil peab reaalselt olema kaanega prügikast, me ei saa muud. Prügikoer. Tõesti prügikoer. Olgu,